Tere! Stuudiosse on saabunud kunstnik Navid Rolla. Tere! Alustuseks eelmine aasta oktoobris ütlesite te ühes enda aulatunnis, mis te ühes Kuressaare haiglas tegite, nimega Kunst rabib, et teosed on nagu teeviidad. Milleni need teosed peaksid vaatajat juhatama ja kas nad on alguseks, keskpunktiks või lõpuks? Oh jumal, see on nüüd kohe sissejuhatuseks nii pikk küsimus ja eeldab ka tegelikult pikka ja põhjalikku vastust, aga nagu iga teekond koosneb ka kõige pikem väikestest sammudest, siis proovime seda siis nagu natuke lühidalt kokku võtta. Ja, et see on minu usk, see minu isiklik usk sellesse, et pildid on justkui uksed uutesse maailmadesse ja nimed on justkui teeviidad, mis juhatavad siis sellel uuel tundmatul maal orienteeruma. Ja kui minusugune kunstnik, kellel on oma nägemus nendest asjadest, juhatab inimesed tundmatule maastikule, siis minu kohus on see, et ma vaatan sinna ära ei kaoks, et muidu ta ei tulegi tagasi ja ma ei saagi talle oma järgmist pilti näidata. Et selles mõttes, et see on kohati vaieldav niimoodi, et mõned kunstnikud ütlevad, et võib küll juhatada inimesi tundmatule maale, et küll nad tagasi tulevad. Aga ma, juba nagu ma alguses ütlesin, et see on minu isiklik usk ja minu isiklik nägemus. Ja ta on ka mõnes mõttes selline nagu karjapoisi kogemusele toetuv, et muidu sa ei saa oma karja õhtul tagasi ja siis sa saad ju ema käest naha peale, kus lehmad on. Aga kohad on teie loomingus üldse väga olulisel kohal. Alustas sellest, et teosed on teeviidad, lõpetas selleni, et seal on enamus teostes ikkagi atmosfääril väga suur rõhk, rohkem kui võib-olla tegevusel. Kus see kodu siis on või mis see kodu on ja kus kodukoht aset leiab? No päris kodu on Võrumaal, Läti piiri ääres, Karula rahvuspargis. See võib-olla räägib nii mõndagi, kui keegi, kes on käinud. Kes ei ole käinud, siis lihtsalt pangu ennast Eesti kaardil sinna lõuna poole paika ja saab aru, et mäed on nagu rohelised munad ja nende vahel on sinised järvekesed. Et see on nagu tänasel hetkel kuidagi eriti tähtis, sellepärast, et ma olen ise kasvanud Võrumaal lapsena ja ka just ennegi ütlesin, et karjas käinud, mis on suht selline erakordne tänasel päeval. Ei ole väga palju inimesi, kes on seda teha saanud. Ja hoolimata sellest, et olen palju matkanud, olen käinud kõrgel mägedes, kõrbetes, suurtel jõgedel, sõitnud ookeane ületanud, džunglites reisinud, matkanud, mis on kõik väga lahe ja ometigi kuidagi kutsub nagu tagasi ja nüüd, kui eriti kunstis kutsub tagasi, et kui see lemmikmotiiv on väike roheline metsatukk taamal, kild sinist taevast, valge pilv, mis meenutab mingisugustki veidrat looma või mingit veidrat sümbolit, olgu see mis siis tahes. Ja esiplaanil lihtsalt siis võililled ja lehmake. Aga kui raske niimoodi elu elada üldse on, et kunstnikuna te käite ju ringi ja kui te nii palju maastikke joonistate, teil on ka enda aknavaadetest paar teost tehtud, siis kas te jätegi vahepeal istuma, vaatate detaile teistmoodi kui teised inimesed? Olete te analüüsinud seda? Kindlasti. No ja mul on praegu just on käsil selline pilt, mis on lihtsalt selline vaade lauda tagant kuhugi udusele heinamaale ja siis mõnikord hommikuti käid, jood kohvi seal ja siis mõtled, et küll tahaks ka minna kuhugi kaugele reisile jälle ja igast suuri ägedaid asju ette võtta, aga ikkagi millegi pärast ma istun siin ja joon kohvi lauda taga uduses. Et mõnes mõttes võtta peas käid juba nii kaugele ära, et sul ei olegi vaja kuhugi enam väga kaugele minna. Eriti kui oled ka juba käinud, siis ütleme, et kui neid marsilennud ei alga, siis väga midagi uut huvitavat maa peal küll enam avastada. Ei olegi midagi uut siin päikesel. Ja, just. Kas vahepeal maalides on ka selline tunne, et kõik motiivid on kasutatud, värvid on tehtud? Kas kunstnik võib valmis saada oma loomingus üldse nii, et midagi ei olegi enam vaatajal anda? Jaa, aeg-ajalt on sellist asja isegi juhtunud ja see on tegelikult päris hirmutav.
et just nimelt, et ohoh, et ma olen seda juba teinud ja seda ka ja lõppude lõpuks on see värvikohver on nagu kõik on seal nad olemas ja mul olen nende värvidega aastakümneid tuttav. Aga sellest päästab kutsumus, see on minu kutsumus, see on mu kirg, see on mu soov, see on mu vajadus, sest et nagu iga inimene vajab millestki, mis teda nii-öelda igapäevaselt saadab puhkust, nii on ka maalimisega, et siis puhkad sellest ja sa hakkad selle jälle täiesti uue innuga tegema, et need hetked on olemas ja see on loomulik nii-öelda aju vajab puhkust, aga see läheb edasi jälle ikkagi ja ma arvan, et kuni surmani siin sellest ei pääse. Et see on nagu needuspealine. Jah, just nimelt. Aga mille järgi te neid värve üldse valite? Teil on väga värvilised pildid. Kuidas? Aitäh. Mis teid kõnetab? Mulle endale tunduvad väga mittevärvilised. Oleneb vist vaatajast. Jah, et tegelikult seesama näiteks, et see mustvalge kompositsioon, eks ole, et ma olengi nimelt maalin aeg-ajalt selleks, et teha ajus restarti, et värvid ära kustutada oma peas, et maalida kahe nii-öelda tooniga, valgega, lihtsalt valge ja must, eks ole, ja siis nende vahelised toonid. Et ei peaks liiga palju koormama oma pead just nimelt nende värvide ja värvivalikuga ja teisalt aju on nii võimas protsessor, et nii vaataja kui ka ise lõpuks suudad sinna veel must 1000 värvi hoopis peale kruttida ja see pilt muutub, no kes on saanud kaikaga kõvasti vastu pead, teab, mis tähendab, kui sädemist silmastest lendab. Et te defineeriksite enda maale siis justkui kaikaga pähe saamise sädemed silmas? See on eesmärk, et kui inimene saab selle elamuse, siis ma olen oma töö hästi teinud. Kas te olete endale mingi manifesti või motoga paika pannud, et mina kunstnikuna tahan muuta seda, minu funktsioon siin ühiskonnas on see või on see teie arvates ebavajalik? Ma kunagi soovisin, et maailm vaadates minu pilte muutuks paremaks paigaks ja mul ei ole vaja enam soovida seda, sest on juba juhtunud. See on väga tore, seda on tore kuulda ja ma usun ka, et see on nii. Aga no see jätkub jah, selles mõttes, et pildid on justkui minu saadikud maailma ja ma ei ole naivist selles suhtes, et kindlasti pildid ei päästa selles mõttes maailma. Et päike küpsetab meid nagu nii kunagi ära ja lahustume kosmoses, aga enne seda võiksime ikkagi kõik saada natukenegi paremaks isiklikus plaanis. Seda ma tõesti loodan, et nad teevad. Aitäh teile ja suur tänu stuudiosse tulemast!